Tere kõik see koolipere ja teie, armas 20. lend. Täna on teie päev. Teie kallid rebased soovivad teile ilusat ning kõrget lendu ja jõudu eelseisvaks eluks. Aitäh, et te meid gümnaasiumi vääriliseks tegite. Nüüd tervitavad teid direktor, algklassiõpetajad ning teie klassijuhatajad. Lõpetuseks tuleb 12. klassi krooni üleandmine 11. klassile. Nautige! Tere, kallis gümnaasiumipere! Tervitan teid tänasel lõpukella aktusel. Kulla 12-ndikud, täna on sümboolselt teie viimane koolipäev. Kes oleks võinud arvata, et see viimane koolipäev just selliseks kujuneb. Aga sellegipoolest mina soovin teile, nii nagu viimasel koolipäeval kohane, jõudu ja jaksu eksamiteks valmistumisel ja nende heal sooritamisel. Te tegelikult olete te juba praegu kangelased, sest sellistes oludes ei ole mitte keegi mitte kunagi lõpueksamiteks valmistunud. Meil sellel lõpukella aktusel on kena komme kummardada kobaras niimoodi kuulama kellukese helinat ja oodata, kuni see kellukese hääl vaibub ja siis ennast jälle sirgu ajada. Täna me mõistetavatel põhjustel ei saa siin kobaras olla ja kellukest ma ka helistama ei hakka. Aga teie pöörake ennast sinnapoole, kus koolimaja on. Ükskõik, kus te olete seal laiali mööda Eestimaad. Ja kummardame korraks koolimaja poole ja kuulame mõttes meie koolikella laulu sõnu. Ma tahan, et need sõnad teile südamesse jääksid praegu ja tulevasteks aastateks. Ma soovin meile kõigile veel kord head tervist ja jaksu kooliaasta lõpetamisel ja 10-ndikele, kes vaatamata raskustele selle toreda aktuse korraldasid, suured tänud. Aga 11-ndikele võtke siis väärikalt see abituuriumi teatepulk 12-ndikelt vastu ja kandke seda siis väärikalt kuni lõpuni välja. Soovin kõigile meile tervist ja jõudu. Head nägemist! Muuda ennast, muutub maailm. Mitte palju küll, kuid siiski sinu enda jagu. Kui on miljon suutjat, muutjat, lahkulööjat, näiteks nähtavaks saab kohe üpris võimas vagu. Jää sa ise endaks, jälle muutub miski. Muutub maailm, paigale jääb sinu jagu. Tekib hõrendus, käib pauk ja jälle miski kuskil mõraneb ja kuskil tekib pragu. Kooli lõpp on alati eriline, kuid teie puhul on see veel eriliselt eriline, kuna lisaks ühele eluetapile lõpeb ka üks ajastu, üks periood kogu inimkonna jaoks. Milline saab olema uus, ei tea me keegi, kuid on selge, et just teil saab selles olema eriline roll. Seega ei tähista viimane koolikell teile
ja meile mitte lõppu, vaid uut algust. Ja mis sest, et ta kõlab kummalises olukorras ja heitlikus hetkes, on võiduni jäänud veel üks samm, lühikene samm. Ja selle tegemiseks soovime teile, kullakesed, eneseusku, trotsi ja järjekindlust, sest ei ole paremaid, halvemaid aegu, on ainult hetk, milles viibime praegu. Ja see hetk on imeline. Hei, kõik A-kad, C-kad ja muidugi minu kallid B-kad. Teiega koos veedetud aeg oli lihtsalt fantastiline. Kuna te olite niivõrd värvikirev ja aktiivne kamp, kus olid esindatud vist küll kõik igasugused inimtüübid ja karakterid. Samas te väga hoidsite ja toetasite teineteist ja see tegigi teid väga-väga eriliseks. Selle aktiivsuse ja sära ja särtsu taga olid muidugi teie imelised vanemad, keda ma tahaksin siinkohal väga-väga tänada ja väga hea sõnaga meenutada. Aga teile, kallid noored, sooviksin ma tulevikuks väga lihtsaid elutõdesid. Jääge alati iseendaks, olge heatahtlikud, naeratage palju, see avab uskumatult palju uksi. Tehke palju pöörasid asju, hullusi, lollusi, aga kuulake ema ja isa sõna. Näiteks, kui pritsida, no siis ikka täiega. Tere, armsad tänased lõpetajad. Kuidas läheb? Tahaksin teile vaadata silma, siis saaksin oma küsimusele vastuse ilma sõnadetagi. Usun, et te teate, et olete mulle väga armsad. Olete mulle armsad sellest hetkest alates, kui teiega teised C klassijuhatajana esimest korda kohtusin. Aeg on lennanud. Ma ei tea, kui palju te mõtlete tagasi algkoolipäevadele. Aga nüüd, kui hakkate RAM-kooliga hüvasti jätma, on vast põhjust korraks ka algusele tagasi mõelda. Õpetajana märkan oma õpilastes alati head. Ja siis lasen sellel heal lihtsalt kasvada. Teis igaühes on ääretult palju head. Olete väga erilised noored. Igal ühel teist on oma eesmärk, mille poole elus liikuda, oma ülesanne, mida elus täidate. Rääkisime teile õpetaja Anuga alati, et kuulake oma südant. Selleks, et teada saada, mis on teie elus tõeliselt väärtuslik. Kordasime ikka ja jälle kooli kodukorra punkte. No ja kõige keerulisemaks punktiks vast osutus see, et kuulan rohkem kui räägin. Kuulan. Kuidas teil on õnnestunud oma südame hääle kuulamine? Kas olete selle selgeks õppinud selle kodukorra punkti? Mis seal salata? Kerge see ei ole. Aga õnneks õpib inimene kogu elu. Kui rääkida rääkimisest, siis ma tahan, et alati jätaksite meelde, et sõnadel on vägi. Õppige selgeks heade sõnade keel. Vast see ei ole võimatu. Kas mäletate, kui me kooliaastat lõpetasime algklassides, siis oli meil kombeks viimasel koolipäeval täita 2 ümbrikut. Ühte ümbrikusse kogusime sedelit, kuhu te kirjutasite, mis oli kooliaastas head ja mida te tahaksite järgmisesse õppeaastasse kaasa võtta.
selle ümbriku jätsime alles, avasime uue õppeaasta alguses, lugesime sedelitelt ette teie mõtted ja võtsime need uude aastasse kaasa. Teise ümbrikusse kirjutasite sedelid, kus oli kirjas ebaõnnestumised, halvad asjad, need mälestused, mida te ei tahtnud enam kunagi mäletada. Ka selle ümbriku täitsite. Ja siis me panime selle ümbriku kinni, küsisime Urmaselt labida ja läksime kogu klassiga kooli taha. Poisid kaevasid augu ja me matsime selle ümbriku maha. Ja sinna need halvad asjad jäid. Ja me ei kaevanud neid kunagi ülesse. Me ei meenutanud neid enam. Võib-olla ma sellepärast mäletangi teist ainult head. Mäletan teie teadmisimu, õppimislusti, sõbralikkust, tegutsemislusti, toredaid klassiõhtuid, toredaid loodusklasse, neid teatrietendusi, mida koos tegime, olite suurepärased näitlejad. Palju põnevat ja head. Üheks toredaks omaduseks oli see, et te armastasite raamatuid. Kord, kui käisime teiega lastekirjanduskeskuses, alustas sealne töötaja meiega vestlust nii, et tänapäeval lapsed enam raamatuid lugeda ja armasta ja hakkas sellest meiega vestlema ja ma nägin, et teie näod vajusid nagu ära ja te nagu ei haakunud tema mõtetega. Tädi veeretas juttu edasi, mõne hetke pärast hakkas ta teilt küsima, et milliseid kirjanikke teate ja siis te elavnesite, rääkisite temaga kaasa ja mõne aja pärast ta märkas, et teiega on päris põnev jutustada raamatutest. Kui me sealt ära tulime ja seal lastekirjanduskeskuse ees rivistusime, lugesin teid üle, avastasin, et keegi meist on puudu. Läksin siis sinna lastekirjanduskeskusesse tagasi. Tädi oli üllatunud, et mis nüüd? Ma ütlesin, et oi, et üks laps on kadunud. Et lähme otsime, kus see on. See oli meie Lohe, kes oli ennast unustanud raamaturiiulite vahele ja luges parasjagu ühte põnevat raamatut. Selle peale tädi ütles, ja ma võtan oma sõnad tagasi. Teie kooli lapsed armastavad lugeda. Ma teadsin seda ilma tema ütlematagi. Olgu need head raamatud teil elus ikka armsad kaaslased. Seda on hea mäletada ja kui ma nüüd oma uute õpilastega alati olen kohtunud, siis olen seda näidet toonud neile eeskujuks. Ja ma loodan, et see teie eeskuju lugemisrõõmust jääb ka järgmistesse õpilastesse. Mida teile soovida? Ütleme nii, et arukaid astumisi, tublisid tegusid, mõnusaid mõtlemisi, veidike vallatust, vägevalt visadust. Olgu teil elus õnne. Hoian teile pöialt. Kevad on puhkenud, kuid selle kevade kõige kaunimad pungad olete teie, kallid 12-ndikud. Teie ootate stardijoone taga, et puhkade õitsele just teie enda valitud eluteel. Te olete töökad ja targad, teil ei ole midagi ka pingutuse vastu. Te olete maailma vastu uudishimulikud, teil on selgroogu ja te olete edasipüüdlikud. Meie kallist kollasest koolimajast olete te leidnud omale sõbrad, keda te hindate, kelle seltsis on teil hea olla ja kelle puhul te teate täpselt, mil viisil on tema mulle olnud hea sõber ja mil viisil mina jällegi talle. Paljud teist on saanud kooli kõrval tegeleda maailma kõige toredama spordi või kunsti või muusika või tantsu või mõne muu alaga. Isegi absoluutsesse tippu olete nende aladega jõudnud. Minule kui klassijuhatajale jäävad ikka kõige rohkem meelde ühised ettevõtmised, väljasõidud, teie emotsioonid ühes või teises situatsioonis,
hea huumoritaju ja selline sümpaatne suhtumine teatud olukordadesse, millest ei ole lihtsalt pääsu. Meil on väga hästi läinud, me oleme terved ja just seda tervet mõistust igaks ette tulevaks elujuhtumiks ma teile soovingi. Ärge rutake, tehke alati nii, nagu te ise kõige paremaks arvate ja armastage teineteist tuult tiibadesse. Täna, nüüd ja praegu saan mina 21. lennuõpilane abituriendiks. Nüüd pean olema mina Rocca al Mare kooli au ja uhkus. Ma olen eeskujuks kogu kooliperele, nagu minu eeskujuks on olnud 20. lennuõpilased. Minu sõna on seadus ja minu silm on kuningas. Seega tõotan pühalikult olla aus iseenda ja teiste vastu. Enne mõelda ja siis öelda. Alati olla parim nõuandja, kuid veel parem ärakuulaja. Aidata endast nõrgemaid ning innustada neid olema parim versioon iseendast. Jääda kindlaks oma arvamusele, kuid olla avatud kompromissidele. Meeles pidada kooli väärtusi ning neid ka teistele meelde tuletada. Ma soovin olla nagu sina, 20. lend. Ma võtan eeskuju sinu saavutustest ja hoian sulle alati päiksepoolsemat kohta oma südames. Ma luban õpetajatele leida sama loomingulise põhjendusi, miks kontrolltöö peaks toimuma just rühmatööna. Ma võidan raamtantsu ka järgmisel aastal, et tulevased 11-ndikud seda tiitlit meie käest ei napsaks. Pean meeles, et Maaülikooli saab ka ilma kuldmedalita sisse ning parim investeering tulevikuks on soetada endale tükike metsa. Ma luban vähemalt ühe korra saavutada Toivo tunnis katarsise ja teen kõik endast oleneva, et Elle saaks hakata oma töö kõrvalt ka koeramassööriks. Tean alati, et Jaan Krossi Keisrihull on kõige tähtsam raamat, mida ma kunagi lugenud olen. Anna kuulamistestiks valmistumist. Alustan õhtu enne kontrolltööd, kuid lisan kõik teosed oma Spotify playlisti. Veskijooks on minu trumpala ning ma ei otsi vabandusi vabastuse saamiseks. Ma austan ja armastan meie kooli söögitädisid ja koristan oma nõud ise ära. Tean, et juuksuris ja kosmeetikus käiakse ainult peale tunde. Korraldan kõige vingemaid kooliüritusi ja kutsun sinna kõik vilistlased. Mina ei pea tutipäeva kodus karantiinis ja võitlen armutult, et selleaastased lõpueksamid vabatahtlikuks muudetakse. Ma hoian oma õpetajaid ja heast südamest lähen nende kõikide naljadega kaasa. Ma pean lugu kõikidest lennukaaslastest ja naudin nendega koos veedetud aega. Ma unistan ja olen õnnelik. Nüüd aga võtan abituriendi kohustused enda kanda ja luban sinul, armas 20. lend, avada tiivad ning lennata maailma vallutama. Nüüd on minu kord. Nüüd on minu kord. Õnnistage mind abituriendiks. Õnnistage mind abituriendiks.